Tere kõigile! Selles videos lahendame kahe tundmatuga lineaarvõrrandi süsteemi liitmisvõttega. Liitmisvõttega võrrandisüsteemi lahendamiseks tuleb meil teisendada olemasolev võrrandisüsteem sellisele kujule, et ühe tundmatu ees olevad kordajad erinevates võrrandites on teineteise vastandarvud. Liitmisvõttega lahendamisel liidetakse võrrandites olevad sarnased liikmed kokku. Ja juhul, kui meil näiteks y kordajad on teineteise vastandarvud, siis tundmatu y koondub meil esialgu välja ja saame leida x-i juba ühe tundmatuga lineaarvõrrandi lahendamise teel. Lahendame esimese ülesande. Siin, kui me vaatame liikmeid võrrandites, näeme, et tundmatu y kordajad juba on teineteise vastandarvud. Nii et saame kohe siin hakata liitmisvõtet kasutama. Liitmisvõtte vormistamiseks pannakse võrrandisüsteemi ette plussmärk ja tõmmatakse vahele joon, just nagu kirjalikul liitmisel teeksid. Ja kui me nüüd hakkame siit sarnaseid liikmeid kokku koondama, siis arvutame kokku, et 2x pluss 4x on 6x. -3y pluss 3y siis meil annavad kokku 0 ehk öeldakse koonduvad välja. Vabaliikmeid kokku liites saame 9 pluss 9 on 18. Oleme saanud ühe tundmatuga lineaarvõrrandi, mille lahendamist sa õppisid 7. klassis. 6x on 18, kuna meil on vaja ainult ühte x-i, tuleb meil see tulemus 6-ga läbi jagada ja saame kätte oma esimese tundmatu väärtuse, milleks on 3. Teise tundmatu väärtuse leidmiseks asendame selle 3 nüüd ükskõik kumba võrrandisse x-i asemele. Mina valin asendada selle x-i väärtuse teise võrrandisse ja nüüd ma kirjutan selle teise võrrandi välja, kuid x-i asemele kirjutan 3 ja saan sellise võrrandi 4 korda nüüd 3 pluss 3y võrdub 9. Siit saan ära arvutada 4 korda 3, mis on 12, viime teisele poole, nii et tundmatud jääksid vasakule ja kõik vabaliikmed paremale poole. Kui ma siin paremal pool ära arvutan 9 miinus 12, saan paremale poole -3. 3y on võrdne -3-ga, mul on jällegi vaja ühte y-it, mis tähendab, et jagan võrrandi pooled 3-ga läbi ja saan kätte oma teise tundmatu väärtuse, et y võrdub -1. Nüüd see, kas minu vastused x on 3 ja y on -1 on ka õiged vastused, saan teha läbi kontrolli. Ma pean kontrollima, kas nii x-i kui y väärtused sobivad nii esimesse võrrandisse kui ka teise võrrandisse. Alustame esimese võrrandi kontrollimist. X-i asendan 3-ga ja y-i asendan -1-ga. Kirjutan et vasakpool, esimese võrrandi vasakpool võrdub 2 korda 3 miinus 3 korda -1. Kui ma ära arvutan, siin on 6, see on +3 ja kokku mul tuleb 9. Kuna selle võrrandi parempool on ka 9, siis järelikult need vastavad x ja y väärtused sobivad esimesse võrrandisse. Nüüd kontrollime, kas need samad väärtused sobivad ka teise võrrandisse. Asendame teises võrrandis x-i 3-ga ja y jälle -1-ga ja esmalt arvutame välja vasaku poole. 4 korda 3 pluss 3 korda -1, kirjutame tehte välja. 4 korda 3 on 12, 3 korda -1 on -3 ja 12 miinus 3 on 9. Selle teise võrrandi parempool on samuti 9, mis tähendab, et meie vasak ja parempool on võrdsed, mis omakorda tähendab, et meie vastus on õige. Kirjutame välja vastuse, lahend on x on 3 ja y on -1.